oleme sellised kaamlid, väga halvasti pakitud, aga nagu näha, siis Aleksander on süle/seljalaps. Räägime veidikese aja pärast natuke hiljem, mis teema on. Me tšekkisime Penangis oma hotellist välja ja meil on 5,5 tunni pärast lend Langkaawile. Aga enne seda on vaja käia EMO-s ära ja siis vaatame, kui palju aega jääb linna avastamiseks. Kus me lähme? Arstile, põlvearstile teeme nõelaga põlvekatki, teeme veri nõelaga, teeme nukaga. Siukseid asju arstid tehaksegi. Aga päriselt, miks me lähme arsti juurde? Sest mul on põlvaike ja me võtame lisad on põlvharvika. Lähme küsime arsti juures, miks põlv valutab, on ju? Just rest. Rest meaning just laying in bed? No, not really laying in bed, meaning you can walk, but Okay. cannot be running, jumping like that because it's just a soft tissue injury. Okay, good. Rest. Okay, yeah. Perfect. Can rest. Have to rest for sometimes. Hi. Yes, we are. I think we are not in the same place. Yes, inside of the hospital. Ühesõnaga, me tulime nüüd haiglast ära. Kell on, ära palju kell on? 3:30. Kell on 3:30. Meil läheb kell 6 lend. Ehk siis ütleme nii, et me oleme 3-4 päeva Penangis olnud, aga väga nii-öelda seda põhikohta, milleks on siis Georgetown, seda me väga ei näinud. Aga see tähendab ainult seda, et on vaja ühel hetkel tagasi tulla. Lähme Langkaawile, puhkame täna õhtul ja siis homme saame võib-olla kõik juba veits rõõmsamana päeva jätkata ja roller rentida ja minna avastada. Sest praegusel hetkel kõigil kolmel on midagi häda. Kellel mostly närvid läbi, kellel mingid puusa- ja põlvenärvid läbi ja kellel mingisugused seljavalud. Nii et ühesõnaga, näeme lennukis. Maiseb või? Tahab proovida või? Jah. Või proovida? Aitäh. Me oleme olnud reaalselt mingi tund aega lennujaamas ja oodanud enda lendu, mis selles suhtes ei lähe kaugele. Lend ise kestab 35 minutit, aga kogu Malaisia igasugune bussimajandus ja taksomajandus on mingi rämeda airconditioningi või nagu airconi peal üles ehitatud, mis tähendab seda, et mu kurk on nii valus ja hääl on nii ära. Ja nüüd on tund aega möödus sellest, kui lennuk oleks pidanud õhku tõusma ja nüüd lõpuks on lennuk olemas ja siin seisab umbes 100 inimest järjekorras reaalselt praegu. Ehk siis ma ei tea, miks. Aleksander, tule minu juurde korraks. Keera selg. Miks sa kivi kaasas kannad? Kas sul ei ole juba piisavalt raske või? Anna siia, ma panen tagasi. Welcome to Langkawi, bienvenido a Langkawi. Kuhu me lähme? Oota, ma ei tea, mis ma räägin. Lähme lihtsalt juba. Mis sa ütlesid? Ma tõlgin. Lähme.
teine katse. Tere hommikust, meie oleme omadega Langkaawil. Jõudsime me siia eile õhtul. Saime küll soodsalt lennupiletid ostetud, aga see-eest jäime mingisugune 1,5 tundi hiljaks või 2 tundi hiljaks. Aga selles suhtes väga äge hostel, kuhu me jõudsime omadega. Alguses tundus, et selline noorte ja piduliste kohta, aga tuleb välja, et Šveitsi naine, kohalik mees 2 lapsega ja peavad siukest ägedat väikest backpackerite hostelit, nii et väga põnev on. Aga nüüd me tulime Langkaawit avastama, aga põnev on siiamaani. Hästi vaikne on. Teed on jumala suured, laiad, hästi hea kvaliteediga, aga mitte ühtegi autot ei ole mitte kuskil. Aleksander, kuidas sulle Langkaawi meeldib? Oh my Jesus Lord, nüüd tundub nagu eriti palav olevat. Oluliselt palavam kui muidu on. Vähemalt sai pursk kaevus ennast. Super slow motion või? Njam, njam, njam. Nagu on kuulda, siis kuidas sa ütlesid? Marianne ei vaja enam sünkroontõlget. Marianne ei vaja enam sünkroontõlget, sellepärast et mul on hääl tagasi. Mul ei ole küll kõige podcasti sõbralikum hääl. Aga kui sina tahad meie podcasti kuulata, mille ma ikkagi selle häälega teen, siis vaata meie Patreoni. Me suundume homme Taisse. Ja ma tõesti ei oska vlogida. 200 videot ikka veel ei ole selgeks saanud. Ühesõnaga, vaata nüüd seda. Kui sina veel ei telli meie kanalit, siis palun vajuta subscribe ja pane juba like ette ära, sellepärast et tuleb hea vlog või on juba keskel. Ma tegelikult ei kujuta ette, kus me üldse omadega oleme. Aga davai, hakkame settima.